tere ilusat reede hommikut, olen siin stuudios koos Kelliga ja räägime sellisel teemal, mis Kelliga kokku käib, on siis Amazon teema. Kui kaua see teema sinuga kokku on käinud? Ma vahepeal liigutan seda mikrofoni, et oleks nagu paremini kuulda. Jaa, juba 8 aastat. Aeg on väga kiiresti läinud, nii et ise ka mõtlen, et issakene aeg on ikka lennanud. Huvi pärast küsin, et mis sind üldse ajendas selle Amazoniga nagu tegelema 8 aastat tagasi, mäletad sa? Mis oli see heureka või mis sul juhtus, õun kukkus pähe või mis juhtus, et miks sa üldse hakkasid selle teemaga tegelema? Ma sattusin ettevõttesse tööle, mis siis tegeles Amazonis müümisega, et siis sealt minu teekond alguse saigi, et olin siis töötaja rollis, et kokku tegelikult siis 3 erinevas ettevõttes olen ma siis töötanud, kõik on nad siis Amazonis müünud ja siis lõpuks ma sattusin siis sellele teekonnale, kus ma nüüd müün siis ise ja alustasin oma enda brändiga. Kas sinna 8 aasta hulka kuulub siis ettevõttes töötamine? Kaua sa oled ise seda äri siis Amazonis teinud? 2024 alustasin siis omaenda teekonda. Ja. Ikka ka päris korralik kogemus juba tegelikult. Kuidas praegu tunne on, et ausalt üteldes, et kas nagu tahaks juba asja nurka visata ja siiber on kõigest või mis tunne sul praegu on Amazoni suhtes? Ei ole, et eks on olnud raskemaid aegu küll ja selline, ütleme niimoodi, et kui ei oleks sükest järjepidevust, siis võib-olla mingi hetk oleks tõesti olnud süke tunne, et ma annan alla, aga see ärimudel annab mulle lihtsalt nii palju vabadust, et ma ei taha sellest loobuda. Kas praegu sa käid palgatööl ja teed seda nagu lisateenimise eesmärgil või sa ongi su põhisissetulek? See on minu põhisissetulek. Väga äge, et oled loonud endale sellise elu. Mis on olnud need momendid sul, kus sa nagu sa ütlesid, et tahtsid alla anda, et mis seda põhjustas, kas just need rahalised küsimused või mis need olid? Rahalised et üks hetk toode, mille ma turule tõin, lihtsalt selles nišis tuli väga palju konkurente turule ja kuna ma piisavalt kiiresti ei parendanud seda toodet, ma ei muutnud selles tootes väga midagi, ehk siis konkurendid, kes turule tulid, olid minu tootega väga sarnased ja kuna need olid enamjaolt otse siis Hiina tehased, siis hakkas seal pihta väga suur hinnasõda, nii et üks hetk lihtsalt kasum hakkas väga kannatama ja pidin selle aja lihtsalt üle elama, natukene siis odavama hinnaga müüma ja siis lõpuks ikkagi tõin turule uued tooted, et siis hakkas jälle ülesmäge minema. Väga huvitab inimesi tavaliselt see, et kui ma nüüd tõesti tahan sellist asukohavaba tööd teha, nagu sa oled, sa võid seda teha ükskõik kust maailma otsast, eks ju. Et kui palju sa reaalselt kulutad aega selle töö jaoks, et kui sa ütled, et see on su põhisissetulek, siis nüüd väga huvitav oleks see kõrvale number, et kui palju sul aega selle peale kulub? Väga oleneb sellest perioodist, kus sa oled või kus ma olen, et kui ma just lansseerin toodet, toon turule näiteks uue tooted, siis kindlasti ma panen rohkem energiat, siis on vaja tootepilte teha, videosid, kõik selline suur töö, aga kui sul juba tooted müüvad, siis sul piisab, ma ei tea, paarist tunnist päevas, et see nädal ma olen teinud mõni päev 4 tundi, mõni päev ma pole üldse teinud, et ma olen muude asjadega tegelenud, et täiesti oleneb. Et ütleme paarist tunnist ja hetkel minul piisab. Kõlab nagu American Dream, nagu et selles mõttes, et sa luua endale selline sissetulek, mis tõesti võtab sul aega suhteliselt paindlikult, aga ma kujutan ette, et seal vist on inimesi, kes teevad seda hästi intensiivselt, et see on ka sinu valik võib-olla olnud, et sa tahadki seda rahulikumalt teha, kas mul on õigus või? Ja kindlasti, et kuna mu elu etapp on hetkel selline, et laps on veel väike, siis ma olen rohkem pühendanud aega temale, et ma ei ole nagu nii suure sellise hurraaga läinud siis ärile peale, et ma küll teen seda, aga ma selles suhtes ei ole praegu nagu nii suures sellises kasvuetapis, et loomulikult inimestel, ettevõtjatel, kellel on juba suurem portfell, siis seda aega kulub kindlasti väga palju rohkem kui siin 4 tundi, et siis sul on juba töötajad ja kõik muu, eks ole, aga mina teen seda hetkel täna veel üksinda, et üks inimene mul on, kes mind turundusega aitab, aga suures osas teen seda üksi.
küsin sinult ka, kes sa tulid täna vaatama seda reede hommikust ampsu, et ju sa oled siin põhjusega, et millegipärast see Amazoni nimetus sind paelus arvatavasti, võib-olla sattusid juhuslikult ka siia vaatama laivi, aga kirjuta kommentaari, et mis on sinu kogemus Amazoniga, et ükskõik kas siis tarbijana või kas sa oled ka äri teinud seal juba, et proovinud seal midagi müüa, kirjuta lihtsalt jaga oma kogemust, kuidas sinul Amazoniga on, et kui palju Eestis üldse on neid Amazoni tegijaid, et kas see number on nagu enam-vähem mingi number on teada või? Ohohoo, hea küsimus. Ma tean, et Amazoni Estonia Facebooki grupis seal oli äkki vist 1000 liiget, kui ma nüüd ei eksi. Ma ei ole seda numbrit kontrollinud, aga selliseid aktiivseid, no 60 äkki, ma ütleks, see on sellised väga aktiivsed. Aga ma ütlen ausalt, seda numbrit ma tegelikult ei tea, et kui palju neid on. No tõenäoliselt on see selline asi ka, et mida sa ei peagi kuulutama seda ju kõikidele, nii et sa teed seda iseseisvalt üksinda, mõni teeb seda võib-olla lihtsalt oma palgatöö kõrvalt, mõni võib-olla teeb täisajaga, aga sa ei pea seda kuulutama, see on vabatahtlik, kas sa tahad ühineda mingi Amazoni kogukonnaga või mitte, nii et sellepärast. Aga nüüd viimane küsimus ja siis me saame tõesti, ma luban, me saame minna selle sisu poole selles mõttes, et Kellile on tegelikult jagada 10 sammu, minu meelest umbes oli sul, mis on niisugused põhiasjad, et mis siis seal Amazonis äri tegemisega alustamisega siis peaks arvestama ja mis on need põhiasjad, eks ju? Aga viimane küsimus veel, et tehisaru on raputanud hästi palju erinevaid valdkondasid, et on muutnud nagu tööviise, töömeetodeid, täiesti turgu pea peale pööranud ja nii edasi, et kuidas sina nagu oled näinud oma töös, et sul on nüüd olnud siis 2024 või? 2023 tegelikult, jah. Aha, no see oligi aeg, kui hakkas siis tehisaru alles tulema, aga tegelikult ka ilma selleta, et kas sinu jaoks on tehisaru muutnud sinu tööd ja seda Amazoni nagu, ütleme, kardinaalselt või kui palju üldse on muutunud? No kindlasti see on lihtsustanud minu tööd, et juba ChatGPT on ju väga hea selline tööriist olnud, et sa saad andmeid analüüsida ja kõike muud, et selles suhtes ta lihtsustab nagu väga palju, et muidu võib-olla oleks vaja palgata kedagi, kes mõne enda sellise nõrga kohaga nagu aitaks, aga ChatGPT on selles suhtes nagu väga mõnes kohas siis välja aidanud. Ja eks Amazon on ka muutunud selle AI tulekuga ja see platvorm muutub pidevalt tänu sellele, et selles suhtes tuleb ajaga kaasas käia, et muud moodi nagu selle äriga ei saa, aga see on põnev selles suhtes. Okei, aga lähme siis selle sisu poole, et ma jagan korraks seda esimest slaidi siin. Ehk siis teemaks on, kuidas müüa Amazonis ja ma annan mikrofoni rohkem sinu kätte ja selle slaidi osa ka sinu kätte, et sa saaksid siis jagada meile. Okei, no aga hakkame siis pihta, et räägin siis sellest, kuidas müüa Amazoni platvormil siis tooteid. Põnev teekond. Nii. Natukene siis minust ka, et olen siis lansseerinud brändi Amazonis, mis teeb siis üle $120,000 aastas ja nagu ma ennist mainisin, siis olen siis töötanud ka 3 erinevas ettevõttes, mis siis Amazonis müüvad. Mul on siis ka oma podcast, et YouTube'ist võite vaadata Shinos Amazon, et seal on ka mõned sellised väga head edulood. Kas see on eestikeelne? Jah, see on eestikeelne, just. Amazoni platvormi siis ülevaade, et 2025 nende käive siis oli ligikaudu 700 miljardit. Ta tegutseb siis 21 riigis ja keskmine külastuste arv USA platvormil on siis circa 2,1 miljardit. Kas see on ka teada, millal see Amazon Eestisse jõuab? Tahaks ise ka Amazonist seda kaupa tellima hakata? Ei teagi. Ei ole praegu teada, sest kunagi käisid mingid jutud, et tuleb Rootsi ladu ja siis nagu hakkab see tarne nagu siiapoole ka jõudma, aga hetkel ei ole nagu sellist teada seda, jah? Minuni vähemalt see info kahjuks ei ole jõudnud, aga loodame, et millalgi ikkagi äkki tuleb. Aga Amazoni platvormi väga suur pluss on see, et liiklus on juba olemas, et sa pead lihtsalt pakkuma inimestele seda, mida nemad juba otsivad ja sa pead lihtsalt aru saama, mis on nagu see, kuidas sa saad olla parem nendes, kes juba siis midagi pakuvad seal turul, et klientidele siis tuua täpselt seda. Ma lihtsalt vahepeale ütlen, turundajana on minu ülesanne tavaliselt ongi
tuua siis potentsiaalsed kliendid ettevõttele lähemale ja me teame turundajatena, kui palju tegelikult kulub seda aega ja raha ja energiat selleks, et jõuda inimesteni, nii et kui nagu alustada või ütleme isegi, kui sul on ettevõtlus praegu kuskil mingis muus valdkonnas, aga sa ikkagi otsid võib-olla veel mingeid lisasissetulekuid, mis on hästi mõistlik, sellepärast et noh, ettevõtjana sa ei saa olla vaata nagu kindel on ju, et kas sinu valdkonnas läheb hästi, et vabalt võib olla midagi kõrval ka, aga et ongi, et kui alustada mingi uue asjaga enda jaoks, siis see on juba tohutu suur boonus, kui sul on tõesti liiklus olemas. On ja ma näen seda nagu enda äris ka, et ma tegin kõrvale enda kodulehe, enda brändile kodulehe ja see on väga keeruline ikkagi, et seda liiklust sinna ise tuua, see on, sa pead ikka seda korralikult üles ehitama, nii et see, et sul on nagu Amazoni platvormil juba inimesed olemas ja sa lihtsalt pead selle tootega nagu täppi panema, see on väga suur võit. Amazon siis, kas ta on realistlik kõrvaltulu, ma ütlen jah, aga see on lihtsalt järjepidev töö, et on tõusud, on mõõnad, aga lihtsalt tuleb edasi minna ja tuleb kaasas käia uuendustega, aga see on kõik väga põnev. Raha osas, see on siis selline kõige põnevam küsimus alati, et ma ütleks, et suuresti sõltub see sellest, mis toote sa leiad ja mis on siis selle toote hind. Et kui sul on väiksem algkapital, siis kindlasti sul tulebki leida odavam toode ja sa pead leidma viise, kuidas kulusid kokku hoida. Ehk siis proovi võimalikult palju ise ära teha, kasuta võimalikult vähe siis, ma ei tea, toote fotograafe, videograafe, et lihtsalt proovi kõike võimalikult ise ära teha. Et AI on tänapäeval juba nii suur abimees, et sellega saab väga palju ära teha. Ma ütleks siis, et realistlik algkapital on niisugune minimaalselt 2000 eurot. Sa saad küll alustada ka väiksemaga, et selles suhtes kõik see protsess võtab nii või naa aega, kõik see toote otsing, et sul on nagu selle kõrvalt aega tegelikult koguda, et peaasi, et sa lihtsalt alustaksid. Aga noh, väike näide siia, et kui sa ostad $3 toote, näiteks ostad seda 300 tükki, siis sul läheb vaja $900. Vastupidiselt siis, kui sa leiad $10 toote, mida sa ostad välja 500 tükki, siis sul on vaja juba 5000 eurot. Et see lihtsalt näitab, et kui suuresti siis oleneb see, mis tootega sa turule lähed ja mille jaoks sul raha üldse vaja on, ongi siis sul on vaja toode tellida, tootele teha kvaliteedikontroll ehk inspektsioon, see transportida, teha sellele siis ka reklaami Amazonis ja loomulikult enne tellimuse esitamist siis ka tootenäidised tellida tehasest. Siin on siis ka esimene investeering enne müüki, et saate siis sellele ka peale vaadata. Siin olen siis ka välja toonud sellise väikse näite, et milles koosneb siis müügihind, et kui sa müüd $18 toodet, et siis Amazon võtab endale üldjuhul 15% võtab platvormi müügitasu, FBA fee on siis pick and pack fee, selline logistikatasu, reklaamile kulub ja siis ka tootmisele ja transpordile. Et ma ütleks, et rusikareegel on et sinu toote oma hind peaks olema siis 1/5 müügihinnast, et siis sul on piisavalt puhvrit igasuguste kulutuste jaoks ja sul jääb piisavalt siis ka kasumile. Ja kui palju sul on siis seda aega vaja, seda on väga keeruline nagu öelda, sest see suuresti oleneb ka inimesest endast, aga ma ütleksin umbes siis, et õppimise faas on selline 4-6 nädalat, et endale siis see protsess selgeks teha. Loomulikult see oleneb sellest, et kui kiiresti sa õpid, eks ole, aga keskeltläbi. Siis on sul see hetk, kui sa hakkad toote otsingut tegema, siis sa tellid selle ja siis see läheb tootmisesse, eks ole. Noh, ütleme, et see on ka 1-2 tundi päevas tööd. Siis on meil transport ja tootelehe ettevalmistus. Jällegi, see on selline juba natukene intensiivsem periood, sest et seal ongi, sul on vaja logistika ära korraldada, sul on vaja pildid teha, tootelehe tekstid valmis kirjutada, video. Ja siis on selline lansseerimine, et siis sa pead
tegema Amazonis reklaami ja nii-öelda käivitama siis seda enda toodet, et ta oleks inimestele nähtav, pead hoidma silma peal enda müükidel, testima hinda ja kõike muud. Ja siis on selline stabiliseerumise periood. See ongi siis see, et kui sul juba müügid ilusti stabiilselt tulevad igapäevaselt sisse, sa oled teinud ära parendused enda tootelehel, näiteks võib-olla sul on mõni küsimus, mõnele tähtsale küsimusele jäänud vastamata, mis kliente huvitab, et sa oled selle vastuse sisse viinud näiteks, sa oled piltidega eksperimenteerinud, et mis inimestele nagu paremini sobib, et siis on selline periood, kus on juba rahulikum ja nii-öelda ei pea nii palju seda tööd sisse panema. Siin on siis lihtsalt selline väike näide sellest, et kui kaua võtab aega siis see aeg siis tootmisest kuni siis selleni, et kaup on reaalselt Amazoni sisse nii-öelda lattu jõudnud. Tahtsin ka siis mainida ära selle, et kuidas leida toode, millega siis tasub Amazonis müüki alustada, et tulin siis 4 idee peale, et üks on siis Amazoni kataloogist endast, teine on siis Alibaba tootjate kataloogidest, millest olen siia ka pildi pannud, et alibaba.com, et võite surfata seal, mida tehased on siis välja mõelnud. Ja samamoodi sa võid ka lihtsalt käia poes ringi, ammutada inspiratsiooni, et vaatad kodus ringi, et mis tooted sul kodus on, et lihtsalt selline mõtteharjutus sulle. Ja samamoodi ka sotsiaalmeedia, et ma ei tea, Instagram või vaatad Pinterest, et mis tooted sul nagu silma jäävad, et mida inimesed kasutavad. Aga üldpilt siis, et mis see Amazoni äri siis endast üldse kujutab. Et esimene samm ongi siis see tooteotsing ja tootearendus. Et tooteotsing ongi siis see, et sa pead leidma toote, mida Amazonis müüa, millel on siis piisav nõudlus ja millel on siis hetkel veel selline jõukohane konkurents, et see turg ei ole üleküllastunud konkurentidest, et sul on veel selline vaba ruum sisenemiseks. Siis on sul vaja leida endale tootja, teha siis konto, tooteleht, mis siis on ilus ja paneb inimesed ostma ja siis on ka sellised reklaamtegevused, et seda nähtavust siis saavutada. Tooteotsingus on siis väga oluline selline programm nagu Helium 10, et see on siis see, mida mina ise kasutan. Siin sa saad siis nuhkida enda konkurentide järel ja vaadata siis palju nemad raha teenivad. Amazonis saad siis käia ka seal punkt 2 on, et käid läbi erinevaid kategooriaid ja sa pead siis sellisest peamisest kategooriast, ütleme näiteks pet supplies ehk siis loomatooted, liikuma edasi väiksematesse kategooriatesse, sellistesse nišikamatesse, et üldjuhul sellistes väiksemates kategooriates seal ei ole nii palju konkurente, et mõned kategooriad on ka sellised uuemad ja seal on sellised et seal on seda ruumi lihtsalt rohkem sisenemiseks. Et mida ma siis enne mõtlesin selle nõudluse all, et üldjuhul ongi, et see otsivolüüm peaks olema siis siuke 3000 kuni 10 000 peamistes otsisõnades kokku, et näiteks ongi, ma ei tea, müüd koeravoodit suurtele koertele, et siis inimesed otsivad seda konkreetset sõna siis näiteks 3000 korda iga kuu. Ja selline käibevahemik sinu konkurentide puhul, kes juba siis seda suurt koeravoodit müüb, võiks olla siis 5000 kuni 15 000, et see on alguseks selline väga hea vahemik. Ja pakkumine, mis tähendab siis seda, et kui palju sul konkurente juba ees on, et see võiks olla kuni 10 tugevat sükust otsest konkurenti, ehk siis need müüjad, kes siis seda suurt koeravoodit müüvad, et kui sul on juba, ma ei tea, 2 lehekülge ja kõik müüvad neid suuri koeravoodeid, no siis sul on ikka väga keeruline nagu välja mõelda, et kuidas ma siis seal turul eristun, aga kui sul on, ma ei tea, 4 kuni 10 konkurenti, siis sa võib-olla nagu suudad, et ma ei tea, parem funktsionaalsus, ilusam disain, mingi, või mis iganes, eks ole.
Siin ma jälle siis näitan seda Helium-10 natukene sulle, et kuidas sa siis saad vaadata, et palju konkurendid käivet teevad. Ja mis see tooteotsingu siis eesmärk üleüldse nagu on, sa peaksidki siis tooma turule toote, mis on ära lahendanud sinu konkurendi nõrkused. Seda sa saad teada, lugedes enda konkurentide review'sid. Inimesed jätavad tagasisidet ja üldjuhul inimesed jätavad meelsasti tagasisidet, mis ei ole hea, ehk siis mille üle nad kurdavad. Aga see on sinu jaoks see magus koht, sest et siis sa saad need nõrkused ära lahendada ja tuua turule siis toote, mis on siis su klientide jaoks parem. See, mida nad siis päriselt otsivad. Ja see ongi siis see sinu eristuvuspunkt, saad siis välja tuua. Samamoodi mõtle ka sellele, kuidas sa oma esipildiga eristuksid, et kohe, kui sa mingit turgu vaatad, et mõtle, et mida ma saaksin siin paremini teha. Siin on meil siis tootja leidmine, alibaba.com on siis see lehekülg, kust sa leiad tootjaid. Siis üks sammudest on siis ka registreerida endale müüjakonto sell.amazon.com, lood endale tootelehe, nagu seal all olen näidanud siis koera voodi näitel. Transport on vaja korraldada, et kui sul on siis tootja Hiinas, siis pead saama kauba Hiinast USA-sse, et mina isiklikult müün siis USA Amazonis ehk amazon.com lehel. Toote lansseerimine ongi siis see, et kui sinu toode on jõudnud Amazoni lattu kohale, et siis sul ongi vaja saavutada see nähtavus, saada müüke, katsetad näiteks hinnaga, teed alguses müüd soodsamalt, et nii-öelda käivitada seda müügiprotsessi. Väga hea programm on Amazon Wine. Sa saad selle programmi läbi 30 review'd endale, ehk siis see maksab küll $200, aga ja sa saadad nii-öelda enda 30 toodet nii-öelda pead tasuta ära andma, aga selle eest sa saad review'd ja review'd on ülimalt tähtsad Amazonis, et siis sa saad sellise social proof või kas see 200, mis see maksab? $200 on siis see, et sa saaksid üldse selles programmis nagu osaleda ja siis see kuni 30 review'd. Et kui sa ei taha midagi maksta, et siis 1-2 review'd on nii-öelda tasuta, et siis pead 2 toodet ära andma, aga sa ei saa seda nagu pärast muuta, et kui sa mõtled, et oleks võinud ikka rohkem review'sid saada, sest review'de saamine on väga raske Amazonis, et inimesed ei viitsi enam väga kirjutada, nii et see programm on niisugune, et nad peavad nagu selle kirjaliku review sulle jätma, kirjaliku tagasiside siis. Siin olen lihtsalt siis näidanud see lehekülg, et kui sa saad reklaami teha. Ja 10 etappi siis ideest päriselt müügini, selle olen siis ka sulle välja toonud, et punkt 1 ongi siis see, et sa pead alustama siis selle toote leidmisega. Teine ülioluline samm on sinu siis toote kasumlikkuse kontroll, et aru saada, kas ta on üldse rahaliselt nii-öelda mõistlik otsus. Siis on konkurentide ja klientide tagasiside analüüs, ehk jällegi, kui sa alustad, lähed esimese tootega, siis ära mine niši, kus on tohutult palju juba konkurente ees, see ei ole koht, kuhu alguses minna. Seal on liiga palju selliseid võimalusi eksimiseks, mis võivad olla kulukad, nii et alusta alati sellisest rahulikumast turust. Tuleb sul leida ka tootja, aga õnneks on see alibaba.com lehe kaudu väga lihtne ja siis loomulikult, kui sa oled endale 3 sellist potentsiaalset tootjat leidnud, siis tuleb sul tellida ka näidised, mille sa siis ära hindad ja siis lõpuks teed siis otsuse, kelle käest see toode tellida. Kui tellimus on sisse antud ja tootmine on nii-öelda lõpukorral, siis pead sa tellima ka kvaliteedikontrolli, ehk siis inspektsiooni ettevõte tuleb, läheb tehasesse ja vaatab, et sinu tooted oleksid ilusti siis nii-öelda korras, korjavad välja defektid, paluvad tehasel ära parandada. Et Amazonis on väga oluline see, et oleks hea kvaliteet, sest et muidu lihtsalt sinu listing küllub üle halvadest reviewdest ja siis keegi ei osta.
siis on ka see transport, et kui sul on tooted valmis, siis sa korraldad transpordi Hiinast siis Amazoni lattu. Kaup on sul siis kohal ja toode on siis müügiks valmis, et siis ongi see lansseerimisprotsess. Ja loomulikult ennem seda, kui üldsegi see kaup on kohale jõudnud, et siis samal ajal, kui tooted on sul laeval, et siis sa saad valmis teha enda tootelehe, teha pealkirjad, tekstid, pildid, video. Ja siis tulevad sellised lansseerimise tegevused, millest ma siis enne rääkisin, et teed reklaami Amazonis. Ja siis, kui olukord on juba stabiliseerunud, selleks siuke 4-8 nädalat võib aega võtta ja siis saad nii-öelda juba rahulikumalt võtta ja siis loodetavasti saad juba uue tellimuse sisse anda. Et põhimõtteliselt need ongi siis nagu lihtsalt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 on ju. 10 sammu kõlab nagu väga lihtsalt, et käärime siis käised üles, kui käised on olemas ja hakkame pihta. Aga ma tean seda omast käest, et ükskõik mis valdkond tundub pealtnäha lihtne, tegelikult seal on väga palju selliseid nüansse ja kihte, mis siis alles selguvad on ju nii-öelda nagu töö käigus. Mis on kõige suuremad riskid, mida üldse nagu Amazoni äris võib juhtuda, et loogiliselt võttes, kui ma kuulasin sind praegu, on ju, siis kõige suurem risk on kaotada raha. Mis seisab siis selles, et oletame, et kui suure summaga ma selle toote siis võtan, kas 3 eurosega või 10 eurose, kas ma investeerin sinna 5000 eurot, pluss oma aeg on ju tegelikult me tihti inimestena võib-olla, eriti noortena ei väärtusta oma aega. Tegelikult aeg on nagu veel nagu hindamatu ressurss, eks. Aga põhimõtteliselt siis võib juhtuda see, et ma ostan, panen kauba alla raha, sest et Hiinast mulle keegi tasuta seda kaupa ei anna või selle peale, et kui läheb hästi, siis ei maksa. Ja siukest asja ei ole, jah? Ei, oleks see vaid nii. Ma ei ole leidnud sellist tootjat. Et siis sa lihtsalt paned selle raha ja risk ongi see, et sa põhimõtteliselt lihtsalt võid sellest rahast ilma jääda, jah? Jah, see risk on kahjuks alati, et aga kui sa teed piisavalt hea eeltöö ära, et siis sa seda riski vähendad kõvasti. Et peamised vead on tõesti, et ongi, et kas sa siis puudulik eeltöö, ehk siis sa viid mingi toote liiga kiiresti turule, sa väga ei analüüsigi, et kas sa üldse raha sellega teenid, sa ei tea, sa ei küsi oma sõbraltki, on ju, et kas sa ostaksid selle nagu siis võrreldes siis konkurentidega, on ju. Et sa pead ikkagi nagu panustama seal protsessis kõige rohkem, et see toode just eristuks. On olemas ka platvormid, kus sa saad küsida tagasisidelt Amazoni siis klientidelt, kes kogu aeg Amazonis shoppavad, üks on näiteks Product Opinion, et seal sa saadki enda tooteidee üles laadida ja inimesed saavad hääletada, et kas neile näiteks sinu see tooteidee meeldib ja sealt sa saad ka juba sellise aimduse, et kas see läheks sellele turule peale või mitte. Üks viga võib olla ka see, et sa tellid liiga palju kaupa, aga tuleb välja, et tegelikult nii suurt nõudlust ei olegi või lihtsalt see toode, mille sa turule tood, lihtsalt ei meeldi inimestele, et siis sul on lihtsalt raha nii-öelda kauba all kinni ja pead sellest siis kuidagi lahti saama. Ja eks kui sa tootjaga ka mööda paned, et siis võib ka olla, et kas nad teevad sulle liiga kehva kvaliteediga toote või nad teevad seda lihtsalt väga kaua, mis pole muidugi nüüd nii suur, aga jah, see kehva kvaliteediga näiteks. Nii et neid nüansse on ja riske on. Kuidas sul on praegu, et kui sa nüüd kuulsid seda kõike juttu, see 10 punkti, mis Kelly niimoodi mõnusa kergusega läbi käis, et nagu köki-möki teeme ära. Ja kuidas sul nii huvitab, mida sina arvad sellest, kes sa praegu oled nüüd vaatamas seda laivi või siis järel vaatamas seda laivi, et pane palun kommentaari. Kas see tundub sinu jaoks nagu tehtav asi ja kas sul tekkis huvi üldse selle asja vastu? Või sul tekkisid mingid hirmud, kahtlused, kõhklused või küsimused? Me pärast Kelly ma jagan sulle seda Facebooki laivi linki ja Kelly saab käia vaadata üle, on ju. Et kui kellelgi on mingid küsimused ka, et siis pange julgelt oma küsimused ka sinna, kel võib-olla on juba mingid kogemusi või kes on juba ka kogenud natuke äpardumisi või tegemisi, mis on nagu halvasti läinud.
aga meil on olemas ka üks tasuta selline õpiamps veebikoolil, kus Kelly, sinu jupikene on kuskilt meil kursuselt välja lõigatud, mis on hästi hea sissejuhatus nendele, kellel tekkis nüüd huvi selle Amazoni äri vastu. Et ma usun, et keegi meie tiimist paneb praegu selle lingi siia kommentaariumisse, et siis sa võid uudistada, see on tasuta, nii et kui sul tekkis huvi, siis vaata see ka ära, see ei ole väga pikk ja on väga kasulik selline õpiamps Amazoni kohta. Aga meil kevadel oli siis ka Amazoni kool nii-öelda veebikoolis ja kuna see läks nii hästi ja osalejad said tõesti reaalselt kasu ja meie veebikoolis nägime, kui äge õpetaja on Kelly. Et kui selles mõttes just, et sa nagu hoolid inimestest, et sul ei ole ükskõik, sest sa oled ise sellel rajal, sa tead, on ju, mida see tähendab oma lapse kõrvalt, on ju, tehes seda, vastutades ise puhtalt oma sissetuleku eest, et see lihtsalt, kuidas sa nagu hoolid inimestest ja kuidas sa annad neile tagasisidet ja päriselt aitad teha ära need sammud, on lihtsalt nii tänuväärne, et kui sa tunned, et sa tahaksid alustada seda teekonda ikkagi kellegi juhendamisel, mis minu soovitus oleks, või kuidas sa ise, et sina said selle kooli kätte ju ettevõttes, kus sa olid, on ju. Aga kui sa oleks täiesti nullist alustanud, mis sa arvad potentsiaalselt, kui palju vigu sa oleks teinud? Ma hakkasin naerma isegi, sest et ma ei kujuta ette, no ma arvan, et neid vigu oleks lihtsalt väga palju olnud, et tõesti, et kui sa nagu alustad seda teekonda niimoodi, et sa lihtsalt ise hakkad pusima, ma ei teeks seda, et ma mõtlen, palun ärge tehke seda, et kindlasti võtke endale mingi mentor, mingi kursus, kas te võtate eestikeelse või ingliskeelse, aga midagigi, mis teid nagu suunab sellel teekonnal, et lihtsalt hoidke oma raha pigem nagu selle toote jaoks, kui see, et te hoiate kokku mentori pealt või koolituse pealt, et pigem tehke, panustage eeltööle ja siis saate nagu rahulikuma südamega seda äri teha. Jah, ja meil on veebikoolis, ma korraks jagan ekraani ka, et meil on veebikoolis siis põhimõtteliselt 2 paketti, paneme selle lingi ka siia kohe Amazoni õpiprogrammi näitel, et on siis selline, see on puhtalt veebipõhine õpe, see ei ole nagu grupiõpe, et see ei ole isegi, et sa pead nüüd mingil kuupäeval registreeruma ja siis ennast mingiks ajaks kinni panema, vaid sa ise jaotad oma aja nii, kuidas sa ise soovid kasutada seda, et näiteks kui sa tead ka, et sul võib-olla on intensiivsem periood see sügisel, aga sa tahaksid näiteks talvel, on ju, sul tekib võib-olla mingi paus, et sa võid võtta selle kursuse ja siis ise alustada ja hakata seda rakendama täpselt nii, nagu sul endal aega on. Ehk siis see on selline nii-öelda igihaljas toode meil veebikoolis, et saad iga kell sellega liikuda. Ja siin on siis kõik info enamasti kirjas, et millised moodulid, millistest moodulitest see koosneb ja nii edasi. Põhimõtteliselt käid sa siin kursusel läbi kõik need asjad, mis sa praegu siin nii-öelda linnulennult meile diagonaalis ette rääkisid. Jaa, täpselt. Ja siis on lisaks veel ka mentorpakett, et kes tunnevad, et tahaksid sellist isiklikumat kokkupuudet Kelliga ka, et kohe konkreetselt lasta näiteks Kellil üle vaadata mingeid otsuseid või asju, et enne kui sa sinna raha alla paned või mingeid selliseid suuremaid otsuseid teed, et siis on võimalik võtta see mentorpakett ja koos siis Kelliga saad siis personaalsed kohtumised. Ja mis on hea nagu selliste kursuste ja üldse selliste mentorluste puhul, et ongi, et kui sul tekib mingi kahtlus või kõhklus mis iganes asjade puhul, et siis nagu saabki sinu käest seda tagasisidet, on ju. Kuidas selle eelmise grupiga sul oli, et kuidas sa ise tundsid, et kas inimesed said abi? Ma nägingi seda, et kõige suurem kõhkluskoht oli just see toote idee, et sellega vajati ja küsiti kõige rohkem abi, et siis ma vaatasingi nagu iga õpilase või koolitusel osaleja siis toote idee üle ja andsingi talle siis tagasisidet, et kas ma läheksin selle tootega või mitte, et ma nagu nägin, et sellest nad said väga suure väärtuse, et lõpuks nad pidid tegema siis ka sellise presentatsiooni mulle, kus nad esitlesidki siis nagu kõik, et kuidas nad selle toote turule viivad, milline see toode on, mis on nende eristuspunkt, et see nagu andis ka neile juba sellise visiooni,
ja suuna kätte ja ma vaatasin nagu selle üle ja andsin oma hinnangud, et ma arvan, et see andis neile nagu väga suure sellise kindlustunde. Jah, sest tavaliselt ongi, ma ise ka oma WordPressi koolitustel näen, et kes hakkavad veebilehe teenust pakkuma, et kõige rohkem ongi vaja seda enesekindlust ja kindlust, et keegi kinnitab, et jah, sa oled õigel teel. Sest see AI räägib meile väga ilusat juttu, tema ütleb, et joo, sul on õigus, sul on alati õigus, aga noh, et tegelikult me peame ikkagi küsima üle nagu nende käest, kes on päriselt selle teekonna läbi käinud ja kes päriselt teavad, kuidas asjad käivad, sest AI-d vist ka 100% usaldada ei saa, et teda endale mentoriks võtta või kuidas sa arvad selles osas? Ma arvan, et 100% küll ei saa, et ikkagi võta nõu kuulda sellelt, kes on nagu selle protsessi läbi teinud, et AI võib ju ka teha vigu, et mina nagu 100% küll sellele ei toetuks, et pigem ma arvan jah, et sa saad suurema väärtuse sellest, kui sa saad reaalselt siis üle küsida inimese käest. No nii, aga aeg ongi sealmaal, et hommikukohvi on nüüd joodud vist kõigil või kuidas sul on, kas said kohvi joodud? Oli sul põnev kuulamine? Kirjuta palun kommentaariumisse, kas oli huvitav, kas võib-olla sa pole üldse selle Amazoni peale isegi mõelnud, aga see on üks võimalus, kuidas tekitada endale selline lisasissetulek ja paindlikult ise otsustades, mis tempos sa seal jooksma hakkad, et kas sa teed seda palgatöö kõrvalt natukene või sa teed seda päris täisajaga, et inimesed ju ka praegu võivad kaotada töökohti, on ju, otsivad mingit uusi väljundeid, et üks variant on jah, saata nagu 40 erinevasse kohta oma CV, et kas keegi nagu võtab sind tööle, aga teine variant on kääridagi käised üles ja mõtelda, et mida ma ise saaksin teha, et raha hakata teenima. Ja Amazoni turg mulle nii meeldib selles mõttes ettevõtlusmaastikus, et see on, süsteemid on paigas, et see on selline koht, kus nagu nii paljud asjad on juba paigas, et sa ei pea hakkama jalgratast leiutama, et isegi vist ei ole vaja nagu nii tugevat sellist ettevõtluskogemust, sest ma mõtlen, et näiteks kui ma alustan mingi täiesti uue valdkonnaga ja ma pole ettevõtlusega varem üldse kokku puutunud, siis ma hakkan üldse aru saama, mis asi see turundus on, mis asi see müük üldse on, mis asi see reklaami tegemine üldse on, mis asi see ja teine kolmas on. Ja Amazon on ju selles mõttes suhteliselt struktureeritud, et ette teada, nagu sa ütlesid. Ja sa ütlesid, isegi näitasid meil siin ette, kui palju aega enam-vähem peaks arvestama nende asjade peale. Nagu, et see süsteem on nii paigas, et selles mõttes ta on üks, ma ei tea, kas see on õige, nüüd kes on Amazoni äri teinud või Kelly, sina ka, kas sa kinnitad, et see on üks turvalisemaid viise võib-olla ettevõtlusega alustada mõnes mõttes, võrreldes nagu täitsa mingi uue asjaga alustada? No selles suhtes küll jah, et nagu sa ütlesid, et protsessid on ju paigas ja sa pead selle lihtsalt endale selgeks tegema ja jälle tulen nagu selle juurde tagasi, et kui sa alustaksid oma brändi loomisega, oma kodulehe loomisega, siis jällegi, et seda liiklust sinna suunata, siis sa pead, ma arvan, palju rohkem õppima kui see, kuidas Amazonis üks reklaamkampaania käivitada, et inimestele, kes juba otsivad sellist toodet, mida sina turule tõid. Nii et jõudu ja julgust ja inspiratsiooni sulle selle asja proovimisel ja loodame, et siis läheb hästi selles Amazonis. Mina ka. Aitäh sulle, Kelly, et sa tulid. Olid valmis hommikul kell 10 kodust välja tulema ja kõigile teile, kes te vaatasite seda, siis kohtume järgmine reede jälle uuesti uue teemaga Veebikoolis Facebooki lehel.